Sügishommik tänapäeva rallirajal on harjumatu. Õhus pole bensiinihaisu ning kõrvu ei lukusta mootorite müra. Ometigi, täna sõidavad ju võiduvormelid. Kuid need on elektrivormelid. Näiteks selle vormeli tegid keskkooli pingist tulnud Eesti tudengid. Tere, Kristjan! Tere! Näitan ta masin ette siis. Tulge ligi. Siin on meie väike töönurk tudengivormelil. Iga hooaeg areneb siin siis uus isejuhtiv elektrivormel, mida tudengid siis ise nii projekteerivad, toodavad, kui ka siis lõpuks lähevad võistlema. No see on praegu 4 vormelit. Milline neist siis kõige kiirem on? See on nüüd see kõige uuem ja kõige kiirem, et võrreldes eelmise aastaga me ringilt umbes 1,4 sekundit parandasime aega ja siin on siis täiesti uus aeropakett, mis siis võimaldas meil seda. Palju ta välja võtab kiirust? Tippkiirust palju ei võta, aga saame pigem näidata ette selle, et 2,5 sekundiga kiirendame 100-ni. Ise tegid? Ise tegin. Kui vana sa oled? Mina olen 23 ja nüüd juhin siis ligi 80 liikmelist meeskonda. TalTechi ja Tallinna Tehnika kõrgkooli noored ehitavad aastaga valmis vormeli, mis teeb kiirenduses silmad ette kõigile parklates paarutavatele autojõmmidele. Küsite, kuidas? Projekt algabki kontseptsiooni ja projekteerimise faasist. Kontseptsiooni ajal me paneme siis paika, mis me üldse uue vormeliga saavutada tahame. Vormeli ehitusel aetakse taga iga grammi, kümnendikku ja millimeetrit. Et kui projekteerimisfaas hakkab, siis on üsna palju sellist teoreetilist tööd ka, et peab hästi aru saama, kuidas su süsteem toimib, mis see füüsika ja matemaatika seal taga on ja kuidas ta siis võimalikult efektiivselt, kergelt ja optimeeritud siia vormeli külge implementeerida. Et 1. detsember on meil disain lukus, siis peavad neil need monokokki vormid juba tootmisesse minema. Ja et 1. märtsiks oleks see monokokk valmis. Monokokk on süsinikust kere ühes tükis. Siit ka sõna esimene pool, mono. Ja selle valmimist ootavad kõik pikisilmi. Monokoki avamisele ilmuvad kohale isegi need tiimiliikmed, keda viimati jõulupeol nähtud sai. Kas küll koosoleku pole ka nii palju rahvas kui siin praegu? Kergete koputustega testitakse, kas ja kuhu oleks vaja tühimikku täitvat ainet süstida. No seda me kartsime ka, mina pende. Ja siis algab õlinäppude meelistegevuste aeg. Kõiksugu vormeli osade 3D printimine, vormide valamine, mutrite keeramine, puurimine ja nii edasi ja nii edasi. Ehk siis vormeli kokku panemine. Kui me hakkame arvestama ka inseneride töötundi ja kõik seda materjali, mis me võib-olla mõnelt head toetajalt tasuta saame, siis ühe vormeli väärtus on ligi 3 miljonit eurot. 3 miljonit eurot? Just. Selline kapital on usaldatud 2. ja 3. aasta tudengite kätte? Kas nüüd just otseselt see kogu kapital meil eelarves on, aga see on nii-öelda vormeli väärtus jah, et see on väga suuremahuline projekt. See nõuab omajagu panust siis kõigi tudengite poolt. Mis tunne see oli, kui esimest korda saite vormeli panna asfaldile, ratod olid all ja see tegi esimese tiiru teil seal parklas? See oli jah mõnus, see oli maikuus siis juba, aga väga pikalt oli, et jõuda sinna hetkeni, kus see vormel esimest korda sõidab, et siis korraks oli siuke tunne, et nüüd saab nagu maha istuda, hinge tõmmata. Aga tegelikult tuleb ikkagi teevoog edasi panna, et see on siuke vaheetapp. Kõige kõvem on ikkagi seal võistlusreisil neid parimaid aegu sõita. Rahvusvaheline tudengvormelisari pole tavaline rallisport, kus kiireimat ringiaega taga aetakse. Pigem on see inseneride vaheline mõõduvõtt, tootearenduse sari. Et meie põhikonkurentid on Stuttgart ja München ja Zürich, et sellised tippülikoolid, kes
Euroopas nii-öelda on väga tuntud. Pigem neile isegi ära teha ja nendega samal võistlusel joonele panna, et see on hästi kõva sõna. Ja lisaks siis dünaamiliste aladele võistlustel meil on ka staatilised alad. Seal peame kaitsma disaini, kuluaruannet ja äriplaani. Et disaini kaitsmises me oleme viimasel 9 võistlusel olnud 8 disaini kaitsmise finaalis ja sellist statistikat ei ole mitte ühelgi teisel meeskonnal ette näidata. Et see on hästi kõva saavutus. Me olemegi teoreetiliste teadmistega, kus me kaitseme siis oma autodisaini autotööstuse tippinseneridele, et seal me oleme ikkagi maailma tasemel. Tudengi vormel pole kart. Nendest on ta kiirem. Samas ka mitte vormel 1 sarja masin. Pigem on ta tegijate hinnangul oma tehnilisusega võrreldav vormel 3 sarja masinatega. Mulle siin dünaamika valdkonnas vastutav härra ütles, ma pean saapad ära võtma, enne kui sisse lähen. Võiks küll. Kas teil on see puhtuse maania küljes või milles asi? No, ütlesin jalgadel rohkem ruumi, aga meil on üsna puhas on seest. Okei. Tegelikult on vist asi selles, et ma ei tohi midagi ära lõhkuda nüüd. Seda ka. No. Ei kuhugi vastu ei näinud, ära muretse. Selline suht lebo asend on see tegelikult. Üsna lamav asend küll, aga ta väsitab ikkagi ära, kui sõidad 22 kilomeetrit piiri peal, siis juhid on ikkagi lõpuks väsitav. Enne kui piloot starti läheb, peab ta läbima 5 sekundi testi. Kohtunikud võtavad aega, kas piloot suudab ohu korral piisavalt kiiresti masinast väljuda. Proovin ka mina. Kas on siis vormelisõitja geeni või mitte? 3, 2, 1, läks. No nii. Ja 15 sekundit. Te peate seda ikkagi harjutama ju natukene, et ei ole nii lihtne. Tegelikult meil juhid on natuke väiksemad küll, aga nende harjutamine on tavaliselt see, kui me oleme võistlustel kohal ja siis on vaja kiiresti välja hüpata. Kas sa üritad lihtsalt öelda nüüd kuidagi leebelt, et mul ei ole vormelisõitja geene sees? Ei, kas nüüd just seda? Võib-olla tudengi vormelisõitja geene ei ole tõesti, et meie juhid on siuksed minu pikkused. Okei. Aga selle mehe rekord on 3,2 sekundit. Täna sõidab ta võidu Põltsamaal Baltic Openil, traditsioonilisel hooaja lõpuvõistlusel, kus vastasteks varasemate aastate vormelid. Teie vormel on täna kõige uuem siin. Kas see tähendab, et te peaksite saama kõige kiirem aja? Jah, see võiks iga aasta niimoodi olla, et kõige uuem vormel on ka kõige kiirem. See on nelikveoline, igas rattas sees on üks väike mootor. Eriti tuleb masina võimekus välja kurvides, kus piloot peab toime tulema 2,8-kordse gravitatsiooni jõuga. See on midagi sarnast, mida kogevad astronaudid raketi stardil. Me teeme umbes 1000 simulatsiooni, enne kui me üldse tootma hakkame seda aerodünaamika paketti. Nii on üheks olulisemaks ülesandeks muuta masin võimalikult aerodünaamiliseks, et õhuvoolud arendaks kiirust, mitte ei pärsiks. See on tagatiib. Miks ta siis peab selle kujuga olema? Survejõud, mis tagatiib tekitab, ei tule mitte siit pealt õhu liikumisest, vaid just siit alt. Ta kiirendab õhku, siia tekib madal õhkkond ja see siis tõmbab autot madalamale. Sellega me saame suurendada omal rehvide vertikaalkoormust ja siis selle läbi kurvi läbides kasutada rohkem rehvi võimekust ära. Energiat saab masina akupakist, mida jätkub 28 kilomeetriks. Kestvussõit võistlustel on täpselt nii pikk. Kuid pärast esimesi kiireid ringe tuleb tagasilöök. No ma arvan, et päris katki ei ole, et annab päästa veel. Natuke siuke Lada Samara tunne oli, et hästi suur alajuhitavus alguses kurvi sisenedes. Ja siis kui rooli nurgaga suuremaks läheb, siis läheb auto hästi ülejuhitavaks. Mingi juhtimissüsteemi probleem on praegu. Must maagia on praegu siin, mis toimub. Mustas kastis. Must kast, mis see tähendab? See on elektroonika ja juhtimissüsteem ja kõik see keerukas osa sellest vormelist, mida silmaga ei paista. Meeskonna telgi nurgas istub Oskar, kelle sülearvutisse kõik andmed vormelist sisse tulevad. Tema teab, mis vormelil häda on, aga kas ta suudab seda ka mulle arusaadavalt selgitada?
keegi Põltsamaa Oss-Bemmiga, ta saab väga hästi aru, mis on differ. Mõelda, kui nagu see süsteem on selline, et sul on täielikult dünaamiline differ sisuliselt, nii et sa saad iga 100 hetkes määrata, kui palju differ siis blokeerib sisemist ja kui palju lubab välimist. Okei. Selge. Noored asuvad tööle. Silma jääb üks eriti agaralt masina kallal askeldav neiu. Tema on meeskonna mehaanika insener. Täna võib öelda, et see vormel siin on sinu lapsuke. Jah. Millest sa unistad? Tahaks midagi ise arendada ja natuke käsiga mustaks teha. Elektritõuksi või mingit autot arendada või... Ja maailm on tõesti tema ees valla, sest projekti vilistlased on lennanud kõrgelt ja kaugele. Paljud on loonud oma ettevõtmisi. Näiteks Kristjan Maruste, kelle loodud ettevõtted toodavad elektritõukse ja rattaid. Kristjan Jansonsi Mind Titan tegeleb tehisintellektiga. Risto Kõivu Wisefab ekspordib vedrustuse osasid üle terve maailma. Indrek Petjärve loodud Wokbikes toodab kaubarattaid. Lisaks töötavad mitmed kõvad insenerid sellistes tehnoloogiafirmades nagu Milrem, Skeleton ja ka superautosid tootas Rootsi firmas Koenigsegg. Eks siin Eesti turul on ikkagi kõvasti läbi löödud ja samuti on ka kutsutud välismaale. Praegused tiimiliikmed hetkel on mõnda kutsutud BMW-sse tööle, Rimatsi, erinevad sellised autotööstusega seotud, kus kohtunikud siis võistlustel panevad tähele, et näe, asjalikud mehed ja naised. Ja naised. Ligi 300 elektrivormeleid ehitava ülikooli konkurentsis on eestlased stabiilselt top 10. Aga ilmselt polegi konkreetne koht kõige olulisem. Pigem on see justkui stardikiirendus eriala tippu, et põrutada uutele radadele elukurve võtma ja tuleviku tehnoloogiaid looma. Eestistki on võimalik maailma vallutada.